sisekultuur on selline mõiste, mis paljuski segadust tekitab, sellepärast et tihti räägitakse organisatsiooni kultuuris selle väga-väga laias tähenduses, aga tegelikult igal meeskonnal, igal inimgrupil on mingisugune kultuur. Ja kultuuri siis kõige lihtsamini on võimalik väljendada sellise mõistega nagu kirjutamata reeglid. Paljud juhid püüavad kirjutatud reeglite kaudu oma meeskondi juhtida, ehk siis lepitakse asjad kokku, pannakse kirja, protokollitakse, reglementeeritakse, sisekorra eeskirjad, ametijuhendid, kõik võimalikud asjad, mis siis peaksid inimesi kuidagimoodi käituma panema või nende käitumist muutma, aga jama on selles, et kirjutatud reeglid ei ole need, mille järgi inimesed tegelikult käituvad, vaid nad käituvad niinimetatud ikkagi kirjutamata reeglite järgi. Ja võt kirjutamata reeglid ongi siis meeskonna tegelik sisekultuur. Häda on selles, et enamikes meeskondades, millega mina vähemalt kokku puutun ja neid on, ma tea, 3, 4, 5 tükki nädalas, kultuur on kujunenud kaootiliselt. Ehk siis ei juht ega ka keegi teine meeskonnas ei ole pööranud tähelepanu sellele, et missugune kultuur meil üldse on, kas see toetab meie eesmärke, kas see toetab meie tegevust, kas see tekitab meis hea tunde, kas see pakub meile võimalus sellest tööst rõõmu tunda ja missugused on need negatiivsed asjad, mis tegelikult pärsivad meie tööd, mis pärsivad tööle pühendumust, mis pärsivad omavahelist suhtlust, mis pärsivad tegelikult eesmärkide saavutamist. Tavaliselt siis kultuur on välja kujunenud nagu jumal juhatab, nagu öeldakse. Igaüks tuleb oma arusaamistega, oma kogemustega, kes eelmisest firmast, kes ma ei tea, otse lapsepuhkuselt, kes otse koolipingist, igaüks siis oma arusaamiste järgi püüab tööd teha, aga kahjuks hakkavad need asjad põrkuma ja kuna usaldust meeskonnas ei ole, siis ei suudeta neid asju ka avatult ära lahendada, mis tõttu hakkabki tekkima selline kultuur, kus on salatsemist, on varjamist, on üksteisele ärapanemist, on sisemist konkurentsi. Niisiis, esimene samm tegelikult sul juhina oleks võtta oma meeskond kokku ja rääkida nendega avatult, haavatavalt teie kultuurist. See on seotud esimese sammuga. Kuna enamik juhte juhib oma meeskondi distantsilt, ehk siis räägitakse rohkem nagu mina versus grupp, teeme koosolekuid, või siis heal juhul, kui individuaalselt räägitakse, siis mingisuguses töö kontekstis alati, tööülesannete kontekstis, mingite tähtaegade kontekstis, töö kontekstis, siis sellist nagu isiklikku mõõdet ei ole. Aga rääkides sisekultuurist, me räägime alati käitumisest. Käitumine on see, mis tegelikult kultuuri kujundab. Kuidas me käitume üksteisega, kuidas me suhtleme üksteisega, kuidas me, mis tooniga me räägime, kas me julgeme abi paluda, kas me julgeme üksteisele vajadusel näidata oma nõrkuseid välja. Kas me julgeme üksteisele öelda, kui me ei pea mingitest kokkulepetest kinni, mis on kokku lepitud. Need on need asjad, mis tegelikult peegeldavad meeskonna tegelikku sisekultuuri. Kuna aga paljudel juhtudel see kultuur on nagu on, ta on, aga keegi ei tea, missugune ta on, siis tegelikult see oleks esimene samm. Hakata teadlikult tähelepanu pöörama kultuurile ja rääkida oma inimestega avatult ja ausalt sellest kultuurist.